Tere tulemast vaatama Piletilevi Noore tegija uut hooaega. Nimelt on meil ka uus saatejuht. Tutvusta ennast natuke, Roberta. Mina olen jah uus nägu. Võib-olla on mõned inimesed natuke segaduses, sest nad on näinud mind teisel pool istumas. Jah, ehk siis külalisena. Vaadake kindlasti üle, kes see Roberta selline on. Ta käis meil Noores tegijas, siis kui me alustasime, see oli äkki mingi 3.-4. külaline. Aga nüüd on ta ka siinpool ja on minu kõrval saatejuht nii-öelda. Ja et juhtus selline naljakas lugu, et oleme Marieliga siin nüüd kahekesi ja täna on meil külas Karl. Oota, kõigepealt peame rääkima ka, kus me oleme. Me oleme täitsa uues kohas. Nimelt me leidsime omale väikse stuudiokese, mida me hakkame nüüd ehitama, nii et ma arvan, et iga saate ajal te näete siin väikseid uusi detailikesi. Ja me oleme ETV majas, kas seda võib öelda? Igal juhul et uus hooaeg, uue hooga saatejuht, uus lokatsioon ja uus külaline. Meil on külas Karl-Jonatan Mets, pokkerimängija, näitleja. Kes veel? Stand-up koomik. Ma ei kindel, kes näitleja saab öelda, selles mõttes hobinäitleja, kellel on omad hetked olnud. Stand-up koomik. Omamoodi stand-up koomik. Lihtsalt hea naljamees. Seda küll. Karl-Jonatan tegelikult enne rääkis ühe saladusega välja. Nii. Räägi. Et eile oli ta karjääri parim mäng. Suurim võit. Oota, aga räägi, kus sa seda pokkerit mängid? Ma saan aru, et sa ei mängi mitte füüsiliselt, vaid arvutis. Või nagu neti kaudu. Jah, mul ei võimas introlausega välja mõelda. No nii, ütles ära. Minu nimi on Karl-Jonatan Mets, ma olen 33-aastane, 3-kordse lõpetamata kõrgharidusega elukutseline pokkerimängija, kelle teise samba kontole on kogunenud 1,5 eurot. Mulle helistas LHV Pank kuskil nädal tagasi ja ütles, et meie pangas on teie pensionisammas. Et soovitaks vaadata teile, et palju seal on. Ma ütlesin, et ma pole kunagi tööl käinud. Ma arvan, et seal pole midagi. Ja siis mulle öeldi, et see võib üllatus olla. Ja oligi üllatus. Sellepärast, et ma ei arvanud, et see isegi 1,5 eurot on. Toho. Huvitav, kuidas see sinna kogunes siis? Kui see ei ole kunagi... Ma olen malevas käinud kunagi. Nii et see arvatasti juba enne täisjääliseks. Ma ei tea, kui palju see peate, et palka teenima, et saada 1,5 eurot teise sambas. Ehk 3 lõpetamata haridus. Sellel on kindel põhjus, sest üldjuhul on ju levinud arusaam, et selleks, et üldse midagi teenida, pead sa kindlasti omama kõrgharidus. Kuidas sinul siis teisiti läks? Noh, ma hakkasin hasartmängu sõltlaseks. Soovitan kõigile. Minge kasiinosse. Pange kogu raha mängu ja te võidate. Ma tahtsingi tegelikult küsida, et pokker on see hasartmäng või on see sportmäng? Et kuidas arvad sina? Ma võib-olla täpsustat, ütlen, et ma kasiinos üldse ei mängi. Mul on isegi antud kasiinos tasuta mingi 5 eurone kupong, et mina lükkas slotimasinasse ja ma põhimõtte pärast ei ole läinud seda lükkama lihtsalt sinna. Sest mulle ei meeldi lihtsalt see, et kui sa mängid mängu, mis lihtsalt pikas perspektiivis lihtsalt kaotad seda raha, see on nagu mõistlik. Aga virtuaalpokker siis sellel kul, mida sina mängid, kas ta on, ütleme, et teised inimesed võib-olla peavad seda ikkagi hasartmänguks. Kas sina oled oma pika karjääri jooksul? Aga sa ei ole ümber otsustanud pika karjääri jooksul, et tegelikult on ta selline teadmisi, tehnilisi oskusi ja kõike seda nõudev ala sport. See hasartmäng, et seal on õnnel on oma osakaal lühikese perioodi jooksul. See näeb seda, et lihtsalt halb mängija võib ka võita näiteks aasta jooksul ühe suure turniiri ära. Kui ta mängib edasi, näiteks 5 aastat veel, siis ta ilmselt kaotab see kõik ära. Ja see on see, mis tegelikult, miks üldse pokker on nii kasumlik. Sellepärast, et sellist meelitab inimesi. Kuna õnne faktoril on lühiajalises perspektiivis on oma osakaal, siis see on hea võrdlus malega tegelikult, et malesse näiteks ei tule hobimängijaid. Males on kõik professionaalid, et seal ongi raskem raha teenida. Kuidas sa üldse professionaaliks said ja kuidas sa alustasid selle pokkeri mängimisega? Kuidas sa jõudsid selleni? Ma olen 11 aastat mänginud. Ma võin öelda, et ma olen professionaalne pokkerimängija olnud 8 või 9 aastat. Seda ma arvestan siis sellest ajast saati, kui ma enda korteri üürisin, kui ma olin täielikult enda raha peal. Aga kuidas ma alustasin üldse oli... ma pärast keskkooli ma teenisin raha sükse mänguga nagu RuneScape.
me oleme kõik vist sellest kuulnud, aga mina näiteks küll ei ole teadlik, et sellega sai raha ma teenida. hakkasin keskkoolis seda mängima. Ja pärast keskkooli, kui ma läksin juurat õppima, siis ma läksin juurat õppima sellepärast, et ema perekond on kõik kõrgharitud ja kõrgharidus peab ju olema. Ja siis ma tegelikult ei tahtnud ülikooli minna, aga ma teadsin, mu õde õpib ka juuret. See oli kindel selline valik. Selline lihtne valik, et okei, õde on ees, äkki siis on endaga lihtsam mingit huvitööd ei olnud ülikooli minna, läksin Tartusse. Loengutes mingi 6 aega käisin ja siis ma hakkasin RuneScape'i mänguraha müüma päris raha eest. See oli siis, aasta oli siis kas 2008 või midagi. Krooni aeg, keskmine palk oli võib-olla 10-12 000 krooni ja siis ma 2,5 kuuga teenisin 100 000 krooni. Sellega ma lihtsalt müüsin mänguraha. Kas sa olid esimene teadaolev eestlane? Kas sinu tutvusringkonnas oli veel noori, kes sellega tegelesid või kus sul see idee tuli? Ja mu sõbrad ikka mängisid küll, aga lihtsalt ma avastasin lihtsalt, kui lihtne on seal raha teenida. Kas musta lambana peres, kellel ei ole kõrgharidust, kas üldse tänaseni on vanemad siis kuidagi aktsepteerinud sinu eluvalikuid ja mõelnud, et tegelikult sul läheb paremini kui neil, kes on juura lõpetanud või nad siiamaani eeldaksid, et sa lähed ülikooli? Mul siiamaani ema ja vanaema pakuvad mulle mingid suvalisi tööpakkumised, äkki tahaksid ikka seda teha. Nagu astu päris tööturule. Ma ise mõelnud küll, et ma ei tea 8-9 aastat iseseisvalt elanud, äkki nüüd oleks aeg, kus võib-olla nad usuvad sellest rohkem, aga mis need 12 kõrgharidust olid, mida sa ka omandama läksid? Nojah, põhimõtteliselt ma siis jõudsingi ülikoolis olla juuras 3 kuud. Ja kuna ma hakkasin nii palju raha teenima RuneScape'iga, siis ma tulin juurast ära lihtsalt. Ja naljaks oli see, et ma jõudsin 3 kuud teha seda ja siis tuli see mängus üks uuendus, et enam ei saanud sellisel viisil raha teenida seal. Aga ma olin hiljem kuulsin, et oligi reaalselt, et inimesed olid sellega miljoneid teeninud. Eks oleks seda aasta aega varem, aga aastalt olekski võib-olla miljon teeninud või midagi. Aga mis sa oma rahaga tegid? Kas sa investeerisid või raiskasid selle ära? Ma lihtsalt lollus, ainuke mõistlik asi, mida ma tegin, oli ma ostsin laptopi. Ülejäänud raha, mingi osa vist 6000 krooni või midagi läks pokkerisse ka, lihtsalt selle mängisin ka esimese õhtuga maha. Aga kui kiire tee oli RuneScape'ist pokkerini? Kas see oli selline kohe loogiline järgmine samm või see tuli üldse kuidagi ringi? No ajajooned, kui mõelda, see oligi 3 kuud olin juuras, siis ma lihtsalt ütlesin pereliikmetele, et okei, vist pole vaja maksta minu eest seda tasu, et ma tulen ära ülikoolist. Ja siis läks veel pool aastat aega. Ja siis ma tegelikult läksin mitte juurasse, vaid ma läksin riigiteaduse õppima, poliitika, mis mind jälle absoluutselt ei huvitanud. Aga ülikoolis on tore käia selles mõttes, et ma nüüd sotsiaalse poole pärast. Lihtsalt läksid katsetama siis või ikkagi vanemate survel? Ma eeldan, et see oli pigem ikkagi see, et justkui kõrgharidust on vaja, samas pluss ülikoolis on niikuinii huvitav. Et võib-olla lihtsalt elu pärast rohkem. Aga riigiteadust ma pidasin 1 aasta vastu. Lõpetasin 1 aasta ära isegi. Väga tubli. Aga sinu suur saavutus, mis eile juhtus, sa ütlesid, et sa võitsid suurima summa. Jah, see oli nii veider, selles mõttes ma olen mänginud turniiri pokkerit 4 aastat. Tead oligi see, et see, mis üldse andis mulle võimaluse hakata professionaalseks nii-öelda pokkerimängijaks. No enne seda viimast 4 aastat ma mängisin niimoodi, et ma põhimõtteliselt teenisin nii palju, kui ma üüriks maksin ära, elamiskulud, asjad. Ja tegelikult ma ei mõelnud tuleviku peale selles mõttes. Mul ei olnud... see palk oli võib-olla üle keskmise Eesti palk, mis ma sain, aga ikkagi tavainimesel läheb see pensionifondi, nad saavad pangalaenu, mina ei saa pangalaenu näiteks pokkerimängijana. Ehk siis tegelikult ainuke variant, miks pokker oleks kasumlik, on see, kui sa saad lõpuks enda raha eest osta endale kodu ja asjad. Muidu on see täiesti mõttetu, kus sa mitte kõrvale suuda panna. Aga kui jätkusuutlik see siis selles mõttes on, et praegu oled sa veel noor, see riski level on seal väga kõrge ja võib-olla praegu see ei mõjuta siin nii palju, aga ütleme, kui tulevikuks investeerida ja no see ongi see, miks 4 aastat tagasi, et ma ütlen, ma tegin sellest karjäärist, ma jõudsin turniiri pokkeri juurde. Ehk siis ma sain hakata teenima nii palju, et ma saan enda kodu või midagi osta. Aga tervisekindlustus ja sellised? Ma maksan ise tervisekindlustust, 500 € iga 3 kuu tagant. Aga jah, ühesõnaga ma just mõtlesin, et see on veider, et see on mu esimene intervjuu, kus ma räägin pokkerist üldse kellegagi. Aga kas esimene intervjuu üldse
või pokkeri ma teemaline? Ruutu 10 improstuudios ma tegin ka mingi intervjuu, aga see oli rohkem mingi stand-up ja mingid impro teemad, aga see on reaalselt esimene siuke pokkerialane intervjuu ja täna öösel ma mängisin 13 tundi pokkerit ja sain oma 4-aastase turniiri karjääri jooksul ülekaalukalt suurima võidu. Nii äge. Ja see on siuke tunne nagu, et okei, see ei ole aga võib-olla see teadlikult. Ma just mõtlesin, et kui ma tahaks ikka nagu kõvemaks nooreks tegijaks saatesse ja siis tuleb samal päeval tuleb siuke võitlus. Arvad, sa teadlikult panid kõik oma võimed sellesse mängu? No see tegelikult küll räägitakse, et me elame kuskil simulatsiooniteooriat, siis see oli täna siuke tunne, et okei, et kas see on päris nagu praegu. Siis mul oli karjääri suurim võit oli $60,000 ja siis täna võitsin $144,000. Ja mis nüüd saab? Mul natuke rohkem raha. Aga kas sa oled üks nendest? Meil aidata stuudiot ehitada. Kas sa oled nagu Steve Jobs, kes ütleb, et ärge jääge liiga kinni nendesse summadesse, et oma pere ja lähedased, see on ikkagi kõik olulisem. Et kas see elu on sulle seda õpetanud? Või sul on ikkagi ahnus on ainult kasvav? Ei, mul on tegelikult see balanssi on tundnud kuidagi rohkem, et ma mingi aeg mõtlesin, mul on mingid summad, isegi võib-olla aasta tagasi, et umbes nii, enne ma ei lõpeta pokkerit, kui mul on umbes 1 miljon koos või midagi, või 500,000 või midagi. Aga nüüd ma olen kuidagi rohkem aru saanud, et ka elu on väljaspool pokkerit või see, ma jooksvalt vaatan, mis teevad, kuidas mind huvitab näitlemine, stand-up. Ja ma lihtsalt mängin pokkerit tööna ja kui mingi aeg üks asi võtab rohkem pokkerist aega, siis ma lasen selle juhtuda. Aga et mingid siuksed kindlad rahalisi eesmärki ei ole. Mitu korda nädalas sa teed neid turniire? Ja kas need on ainult öösiti või päeval ka? Jah, mu päevakava on väga huvitav asjad tegelikult. Ajaliselt ma ikkagi teen, võib öelda, et nagu tavainimene, et 160 tundi pluss keskmiselt 4 korda nädalas või midagi. Aga siin oli hiljuti just üks turniiriseeria, mis kestis 1,5 kuud. Järjest. 3 pokkerisaitil korraga oli selles mõttes, et see oli intensiivne aeg, kus ma mängisin 5-6 korda nädalas. Aga kas see on päeval ka turniirid või öösel? Sa võid üstapuha, mis sa oled teha tegelikult. Aga praegu, Roberta rääkis, et sa öösiti oled kogu aeg üleval ja pead seal... Ja mul on tegelikult kindel siuke päevarežiim, mis ma lähen 6 hommikul magama ja kell 1-2 ajal päeval ärkan üles. Ja siis ideaalis 7:30 ajal hakkan mängima. Mul on päris kindlalt, et paika pandud trennirežiimid ja asjad, et 3 korda nädalas teen jõutrenni, 3 korda nädalas siuke pooletunnine jooks. Aga kui palju või kuidas see aitab kaasa sinu sellele pokkeri karjäärile? Et kas sa teed seda sellele eesmärgile, et pokkeris olla parem ja mentaalselt nii-öelda korras või lihtsalt tahad kena välja näha? Mõlemad, need 2 asja töötavad hästi koos selles mõttes, et ma ju täna öösel mängisin 13 tundi järjest. Eks ma pean olema 13 tundi järjest keskendunud. Ja kui sa ei ole füüsiliselt heas vormis, siis sa lihtsalt annad ära nagu sellega tegelikult. Et see vaimne ja füüsiline vorm, see käib käsi käes tegelikult. See on üks asi, mida ma olen viimaste aastate jooksul aru saanud ja uurid ka seda just, et see pole lihtsalt edevus või see, et hea välja näha, vaid tegelikult füüsiline vormisolek mõjub ka mentaalselt, sa oled palju võimekam lihtsalt. Kui lihtne on sellesse maailma siis niimoodi ära uppuda, et sa ainult öösel oled üleval, päeval sa ei ole ju teiste inimestega, ei ela samas rütmis ja sa kuidagi tunned ennast võõrkehana või seda emotsiooni ei ole tekkinud. Kui ta ärkab, siis ta jõuab ikkagi päevatoimetusi ka teha. No aga täna ta ärkas koos näiteringis Roberta. Ma ei ole nii ära eksinud. Täna ta ärkas ju kell 5 ta pani äratuse umbes. Täna oli eriline päev. Aga sa ei tunne ennast selles mõttes kuidagi teistmoodi, kui sa kuuled teiste inimeste lugusid, kuidas nad kell 9 lähevad tööle ja 5 tulevad. Või see pigem just sulle meeldib see, et sul on teistsugune elurütm? Ma igal juhul teeksin seda pigem tõesti mingi 9-5, et ma saaksin just täpselt pärast tööd, kui teistel on vaba aeg, siis saaksin mina ka minna teatrisse või kuskile. Et selles mõttes seal on omad nagu asjad, mis sa pead ohverdama. Aga 144,000 ühe päevaga ei tea, kas on vaja? Summad on selles mõttes naljakad, et sa võid... praegu mulle ka tegelikult hommikul kirjutas Olipet on üks pokkerisaiti Eestis, pokkeri manager kirjutas, et kas ta võib uudisnuppu kirjutada sellest võidust. Ja siis tegelikult seal pokkeri saidil, kus ma mängin, ma olin mingi 70,000 miinuses. Eks ma 140,000 võitsin, siis sellel saidil olen ma 70,000 plussis. Aga kui uudis kirjutatakse, siis öeldakse, et võitis 140,000. Teine suurim võit oli 60,000 ja siis jätab inimestele mulje, et nagu saaksid... No nad ei mõtle selle peale, et tegelikult see ei ole ju
ainult võit. et ainult võit. Et karjääri jooksul on mingi 300 000 või midagi võit nagu kasumit või nagu on selles mõttes. Aga jah, kui panna uudisnupp ainult võitudest, siis võib jääda mulje, et kõik on miljonärid või midagi. Ja milliseid valusaid kaotusi sul olnud on? Milline kõige suurem on olnud? No turniiripokkeris on see õlu, et sul ei saa olla ühte valusat kaotust, et seal on tegelikult statistiliselt on niimoodi, et sa 2/3 päevadest sa kaotad ja 1/3 päevadest sa võidad. Kui sa võidad suuremalt, kui sa kaotad. Ehk siis väga raske on kaotada seda 40 000 ühe päevaga, kui ma mõtlen, et ikkagi kuskilt peab tulema selline hasart, et 1998, kui meie sündisime, olid sina veel väike poiss ja siis mängiti esimene online pokkerimäng. Ja sina olid siis ka väike poiss. Päris, jaa, ma tegin sellest pika uurimist, aga mängiti päris rahaga esimene online mäng ja sina olid siis ju väike poiss ikkagi põhimõtteliselt, et kas sul oli juba tegelikult väikse saadik sellised? Kusjuures ma ajaks, et väike poiss, ma võisin olla 10-aastane. Ja sa olid juba ja siis. Ja minu parim sõber nööris mind pokkerimängus, kui ma olin reaalselt mingi 10-12. Eks see algas tegelikult varem, sa said, sul olid juba sellised kaldused või eeldused. Kaldused, ja ma olen väga halb inimene. Kaldused. See oli vist tõtte ka ilmselt mängid seda mingi 5 kaardi pokkeri, vaata, et sa pead andma sul 5 kaarti kätte, kuidagi lapsena mängiti seda ja siis pead saama seal mingi asja kokku. Ja ma kaotasin oma mingi parimale sõbrale, järjest kaotasin, ma ei saanud aru, mis asi oli, ma just mingi, ma ei mäleta, mis see krooni ajal on, summad saanud väga suured olema, väiksed lapsed. Aga ta järjest ma kaotasin, mis 10 aastat hiljem ta ütles, et jaa, et ma muide petsin sind sellega, et ta oli nagu mingi asi, et ta oli mingi märk need kaartide pealt, ta teadis, mis kaart on, mis kaart. Aga kas sealt sul tekkiski siis see huvi, et sa pead nüüd ikkagi ennast nagu treenima nii-öelda, et ära panna talle lõpuks? Ta ei petnud mind üldse hästi katta. See tundus mulle ebaloogiline juba mingi 12-aastaselt. Ja ma kaotan 10 korda järjest sükses mängus, mis tundus mulle nagu suht õnnemäng. Aga sul peavad olema ikkagi ju... Ma võin öelda küll, et see sama sõber tegelikult, jah, tema juhatas mind pokkeri juurde. See oligi siis, kui ma olin läinud riigiteaduse õppima. Esimene aasta oli läbi. Tema oli selleks ajaks juba mitu aastat mänginud pokkeri. Ja ta ütles mulle, et ma võiksin mängida. Ja tema põhjendus oli see, et kuna ma suutsin juba sükse asjaga raha teenida nagu RuneScape, et siis ma peaksin, miks ma ei peaks suutma ka pokkeriga raha teenida. Ja see just kui sinu suust üldse, kui asjad on tegelikult nõuavad rasket tööd, siis need kõlavad väga lihtsalt. Ja just kui sinu lugu kuuletus tundub, et aga miks mitte, et ma lähen ka siis midagi maha müüma ja niimoodi, aga tegelikult selleks peavad olema mingisugused omadused. Mis mõttes maha müüma midagi? No, umbes, et kui sina räägid oma loost, siis mulle justkui jääb mulje, et see kõik on nii lihtne, et ma lähen lihtsalt interneti, hakkan mängima ja müün midagi seal, kui sina alustasid RuneScape'iga. Aga et kas tegelikult peavad olema selleks mingisugused omadused? See RuneScape'i raha oli väga lihtne raha, see ei pida... Aga mul ei tuleks isegi pähe, et midagi sellist teha. Ja siis sai tegeleda. Ma võin öelda, kui lihtne see RuneScape'i asi oli, ma olen tead Robertale rääkinud seda. Et põhimõtteliselt sul oli vaja lihtsalt näha, kelle vastu sul on, see oli duelli 1-1 mängimine. Klikkisid ühe nuppu ja hakkasid omahal võitlema. Ja siis ainuke asi, mis mul palju vaadata oli see, et minul oleks kiirem internetiühendus. Aga et põhimõtteliselt, et see ikkagi selline omadus peaks ju olema, et kui tavalised poisid lähevad sinna mängima, sellepärast, et neil on tekkinud juba sõltuvusi, neil on igav, nad tahavad sõpradega midagi koos teha, siis sina läksid sinna ja leidsid seal kohe võimaluse raha tegemiseks. See ei olnud kohe, sest ma hakkasin seda 10. klassis õppima. Ma hakkasin 10. klassis mängima, see hävitas mu koolielu reaalselt täielikult, ma olin nii sõltuvuses sellest 10-11 klass, ma olin mõlema aasta lõpus välja kukkumise äärel lihtsalt. Ma ei käinud kuskil pidudel praktiliselt üldse, ma lihtsalt mängisin lihtsalt. Ja pokkeriga oli samamoodi, et see, kas sa alustasid sellega samuti samal põhjusel, et lihtsalt huvitav, tahtsid mängida, jäid sõltuvusse. See on kindlasti sõltuvuskaast, et see on ikkagi adrenaliin, seda on nii põnev teha. Selles mõttes, et sa, kui enamus inimestel on tööpäev selline, et nad vaatavad kella ja mõtled, okei, mis kell see tööpäev läbi saab nüüd. Siis mul on niimoodi, ma hakkan mängima ja 8 tundi saab läbi lihtsalt nagu juhti. Ma lihtsalt ei tunne kordagi, et ma oleks igav, sest ma rääst iga mõne sekundi taga pean mingi otsuse vastu võtma. Aga sa peaksid ise pokkerimängu vähem hasartmänguks kui näiteks kasiinos istumist või et kas ta on ikkagi üsna stigmatiseeritud nagu maailm, et kas sa tahaksid kummutada inimeste arusaama pokkerist või sa ise oled samal arvamusel? Kui sa pokkeris õpid, kui sa näed piisavalt vaeva, siis sinu jaoks saab see asjaks, mis teenib sulle raha. Kasiinos, kui sa mängid
slotte või mis iganes asju, siis pikas perspektiivis sellest ei võida. Et nii lihtne see tõpp on. Aga kas ei ole ka mingisuguseid päris pokkerid, tähendab nagu päris elulisi pokkeriturniire? Et no see kindlasti on, aga nagu selliseid, mis on nagu ka hea nagu... lugu ongi see, et kui ma hakkasin 4 aastat tagasi, vist 4,5 või 5 aastat tagasi turniire mängima, siis ma üsna kiirelt sain tegelikult ühe mu karjääri suurima võidu, et see läks vist mingi 5-6 kuud läks aega, siis ma võitsin 57 000 ja siis üsna kiirelt ma võitsin vist kokku, mul oli ühesõnaga 75 000 oli järsku. Ja enne seda ma olin elanud põhimõtteliselt 6 kuusse niimoodi, et mul ei jääb praktiliselt midagi kõrvale. Ja siis ma ei olnud kordagi välismaal mängimas käinud ja siis on Euroopa suurim pokkeriturniir, EPT on selle nimi. Ja siis ma vaatasin, okei, Monacos on nüüd EPT turniir, ma tean, et mitmed eestlased lähevad ka sinna ja mõtlesin, okei, kui ma teen oma esimesse pokkeri välisreisis, siis ma ei taha, et see läheks Soome või kuskil Lätti, miks mitte minnes Monacosse. Ja kuidas see erines arvuti taga mängimisest? Ma olin ikkagi laivis mänginud ka veits varem, aga ainult Eestis. Aga ikka nii äge oli jah, minna Monacosse niimoodi ja siis ma tutvusin ka teiste pokkeri. Ma mõtlesin, et ma tutvusin oma naisega turniiri. Aga üks asi on see, et sa oled seal arvuti taga ja oled üksinda, aga teine asi on see, kui sa istud näost näkku nende inimestega. Kui palju see sind mõjutas? No see on ikka väga teine asi selles mõttes, et ma olen ise ka igasuguse psühholoogilisi eksperimente teinud live turniiridel, mis on ka kätte maksnud selles mõttes, et mul oli üks trikk, mida ma tegin, ma ei tea, kas ma olin kuskilt midagi sarnast kuulnud, aga mõtlen see, et nad üritavad sind rääkima saada. Ühesõnaga inimesed on väga palju oma kehakeelega välja see, et kas nad on tugevad või mitte, et see on täiesti nagu teine mäng. Ja siis ma hakkasin raskete otsuste puhul, ma hakkasin inimestele anekdooti rääkima. Ja siis selle järgi, kui nad kuskil, et kui inimesed bluffivad, siis nad pigem nagu, nad tahavad näidata, et nad tunnevad ennast mugavalt või hästi, siis nad pigem nagu üritavad naerda, aga kui nad ei suuda naerda siiralt, siis nad on pingilises olukorras. Ehk siis ma sain mõned võlts naerud kätte. Nagu midagi sellist, et nad reageerisid sellele lihtsalt. Aga kas nemad ise ei teinud teiste vastu samasuguseid võtteid ei kasutanud? Nad teevad ise targemalt, kui mina tegin. Selles mõttes, et kui sa ütled, et ma räägin nüüd anekdooti, siis on nii ebatavaline asi, et nad saavad aru, et sa õigitsid midagi tegelikult. Ja kui see ühe inimese vastu töötas, siis ma tegelikult kasutasin seda valesti järgmiste mängijate vastu. Ehk siis see on ikka eraldi asi, mida õppida just see psühholoogia inimeste. Aga sa nõustud selle väitega, et mängi nagu inimest, mitte seda mängu või tegelikult vastupidi peab ikkagi keskenduda mängule? Live pokkeris on kindlalt väga suur osakaal selles, et kui sa tõesti vaatad inimest otsa ja mõned reaalselt hakkavad värisema lihtsalt niimoodi. Sa lihtsalt saad aru, inimesed tõesti on ebamugav, et ta tõesti bluffib. Aga sina oled siis hea natuur selles osas, et sa kuidagi oskad vaos hoida oma emotsioone? No ma arvan, et rohkem võib-olla kui keskmine inimene. Aga sa jäid ikkagi siis selle virtuaalse pokkeri juurde pigem? Seal on jah, tunnitasud on tegelikult suuremad. Sest et sa saad mängida rohkem laudu korraga. Ma mängin näiteks 8 turniiri korraga, aga samas on ka mängijad, kes mängid 24 turniiri korraga lauda. Ja kui sa mängid live pokkerit, siis mängid ühte lauda lihtsalt. Tunnitasu ei saa olla lihtsalt nii hea. Pluss on nii palju muid asju, millele keskenduda. Ongi kõik inimesed, on ju nende emotsioonid, aga arvuti taga sa saadki lihtsalt keskenduda mängule. Ja tegelikult ongi, kui sa harjunud online pokkerit mängima, kui sa tuled sinna ühte lauda mängima, siis on siuke väga nagu sa väsid ära rohkem, kui mängides netis, sellepärast, et sa aju ei saa nii palju stimulatsiooni, et sa pead kuidagi istuma seal ja siis ootama oma korda, palju vähem käsi mängida ja siis. Aga palju on Eestis veel sinuga sarnaseid inimesi? Kes on siis jõudnud nii kaugele? Ma just vaatasin turniiride osas, vaatasin just intervjuu jaoks vaatasin, mis see number on, et minuga samal tasemel või kõrgemal elukutseliselt, ma tean, kes on võitvad mängijad, mängib kuskil 6 või 7 eestlast. Kui palju sa neid isiklikult tunned või üldse mitte? Väga hästi tunnen, jah. Kui ma Monaco reisile läksin, siis ma just tutvusingi nendega. Ja pärast seda me oleme sõpradeks saanud. Kas te kuidagi omavahel olete jõudnud mingis konsensusele ka, et mis selle maailma ohud on ja kas te omavahel mängite ka? Mulle ei meeldi sõpradega mängida, ma ei mängi üldse sõpradega, see on üks asi, mis ei tundu mulle loogiline. Aga kui palju te pokkerist räägite vabal ajal? Tegelikult ma päris elust, tegelikult kuna pokkerimängija elu on nii intensiivne, kuna nad on ka nii kõrgel tasemel, siis tegelikult me päris elus nii palju kohtugi, et meie vestlused ongi väga tihti just pigem pokkerialaselt, kuigi tegelikult
vist aasta või 2 tagasi siis ühe teise pokkerimängija. Mina panin tema näiteks regulaarselt jõusaalis käima. Et me... Et enamjaolt need inimesed ei ole päris nagu sina, kes satuvad sellesse maailma, sellesse keerisesse, et nad on tihti, ongi selliseid nagu mänguri tüüpi, kes on pigem sotsiaalsed ja istuvad pigem kodus ja sina oled kuidagi erand seal. Ma arvan, et enamus mängijatel võib-olla see balanss ei ole päris paigas, aga samas kui sa tahad milleski edukaks saada, sa peadki sellest obsessed olema, vahet pole, mida sa tegeled. Kui on mingi inimene, kes paneb sellesse 160 tundi kuus ja sina teed poole ajaga 40 tundi kuus või 40 on vist veerand, siis sa ei saa nii edukaks, isegi kui sa võid olla, ma ei tea, maailma intelligentse inimene, kui keegi peab 4 korda rohkem aega, siis tema saab paremaks. Mis on need vaimsed tagasilöögid, mis on just pokkerist tekkinud? Kas sa saaksid nendest rääkida? Mulle meeldib, kas sa juhid seda asja kuidagi sinna peale, see on haigus. Üldse mitte. See keeris õudust, räägisest õudust. Et just vastupidi, et võib-olla enamik inimesed just nii näevad seda, aga et kui sina oled seal maailmas. Ma võin öelda küll ausalt, et mul on ka olnud ikka väga mitmeid kordi, kus ma olen ennast põhimõtteliselt nagu nulli mänginud, et see pole nagu olnud siuke roosiline teekond sinna üles, et selles mõttes enne seda viimast 4 aastat ka ma tundsin ennast, et nagu ma tegelikult ei ole seal, kus ma võiksin olla. Et mugavustsoonis kinni, täpselt teenin nii palju, kui mul eluks vajalik on, mida kõrvale ei pane, lihtsalt lihtne mugav elu. Aga kui palju see sind siis sotsiaalselt mõjutab selles mõttes, et kui palju sul on aega üldse suhelda ja tegeleda muude asjadega ka selle pokkeri kõrvalt? Ma olen ikka tegelen tegelikult stand-upiga hobialaselt, et ma ikka mingi asi on ikka olnud nagu teadlikult, mis oleks ikka kõrvalt ka, kuna ma siuke loominguline inimene, siis mulle meeldib, et mul mingi väljund selle võiks ka, et praegu ma stand-upi väga ei tee, aga ma käin Robertaga näiteringis koos. See on väga tore. Eriti tore ongi see, et kui peaks tulema mingi suur kaotus ja sa oleksid pannudki kogu oma vaba aja selle pokkeri peale, siis tundub nagu eriti valus see, et sa oled nii mitu aastat olnud seal pokkeri maailmas ja sul ei olegi midagi muud elus, millele nagu toetuda. Et see näitlemine on ka, et sa jõuad sellega tegeleda. Just. Ja see on emotsioonid, et see on täpselt sama asjad, et mida ma olen ise ka mingi aeg tagasi kas kuskilt kuulnud ja enda jaoks ka teadvustanud seda, et kui sa tegeled selle ühe asjaga, pokkeris, siis põhimõtteliselt kõik su emotsioonid on seotud sellega, palju sul raha on. Aga kui sul on sellised väikseid võite mujal ka su elus, siis sa annad nii palju juurde, see on väga oluline asi. Ja sa oled ju seal maailmas nii kaua olnud, et sa oled õppinud balansseerima. Aga võib-olla alguses sinna sattudes ja siis avastadki, et iga pühapäev mängid ja saadki võidu, et siis on ju väga kerge jääda nagu sinna istuma ja mitte endale teisi asju kõrvale võtta. Aga et kas sa oled mõelnud viimasel ajal või üldse selle perioodi jooksul, et äkki mingisse teise suunda minna või sulle tundub, et see vastupidi on kasvav armastus? No praegu on lihtsalt see edu või nagu need märgid on lihtsalt nii head selles, et te näete nagu, et praegu ei ole selles mõttes mõtet lõpetada, et üks kindel eesmärk, mis mul oli, see, et ma tahtsin enda rahast enda kodu osta. Teoorias ma saaksin ju mingi 1000 eurost osta kuskil. Mis asi on kodu üldse? Kodu on seal, kus on su sõbrad ja pere. Jah, täpselt, ma võin nad viia kuskil telki ka lihtsalt kodu. Milline näeb jälle sinu unistuste kodu? Kus see asub? Ja see on üks asi, mille lõksu ma ei tahaks ka sattuda see, et ostad selle, mis Tallinnas korterite hinnad kinnisvara. Praegu on väga kõrged. Ära praegu osta. 200-250 000 süki korter, mis sulle meeldib. Või kui pisiperet võib-olla oodata, siis juba 3-toalist maja või... Siis on 500 000 maja, siis tahaks öelda, tahaks suuremat maja, tahaks miljonilist maja. Et see ongi üldse rahakate inimestel ju kõik räägivad, et see ahnus kasvab, et see ei ole lõppev, et see järsku enam ei taha midagi. Jah, see on väga inimlik asi, aga ma olen kuidagi enda peas mõelnud selle, et ma ei taha muutuda selleks inimeseks. Ja siiamaani oled sa suutnud hoida seda lubadust või pidada seda lubadust, et sa ei saa selleks inimeseks. Jah, ma pole nii rikkaks veel saanud, et ma saaks öelda, et ma olen raharneks muutunud. Aga sa said oma suure võidvõila, oled 8-9 aastat selles maailmas olnud. No 11 põhimõtteliselt. Ja ma tahan sinuga nüüd ühe käe mängida. Ja vaadata, kas sa päriselt ka võidad. Ja Mariel on kohtunik. Nüüd Roberta võidab mind selle... Ja, see on minu plaan. Ja nüüd sina... See on minu plaan. Sa oled ka sõltuvuses siis. Sa teed nii nagu mina pärast oma esimest pokkeri mängu, lähen koju ja mängin see kõik netis maha. Kõik raha. Ja, nii, kas me veame kihla ka, et kes võidab?
ainult sinu rahaga. See kõlab nagu kasiinosloti mäng. Võita pole võimalik. Jah. Kusjuures te võiksite mängida niimoodi, et te mõlemad näete, mis kaardid on. Jaa, aga me näemegi. Ma ei tea mitte midagi sellest aga siis ma vaatan näoilmetest, Okay. öelda, et ma live pokerist, ma näen ära. Okay. Tema näoilmetest, kui head kaardid on. Ma proovin näidelda siis. Sa ütle, mis näoilmet ma pean tegema ja ma me tõesti vaatame, kui hea inimeste lugeja sa oled, sest et meie ju mõlemad oleme ka näitlemisega tegelenud ja. Teeme, need on 100-sed. Okei. Nii, 50-sed. 100-sed, 50-sed, 20-sed. Kui palju meil 50-seid vaja on? Ma ei tea, panen 4 mõlemale. Ma tulin 20-ga, kas sul on 10? Meil on 10-20, need on niikuinii siin sees. Ehk siis minu valikud on nüüd praegu call, ehk siis see, et ma nüüd panustan, ma ei tõsta, vaid ma lihtsalt panen selle 10 juurde niimoodi. Just. Ja siis on sinul võimalus, kas sa tõstad mind üle või sa lihtsalt check'id, ma check'in. Ma check'in. Sa veel ei saa check'ida, siis ma ei tea veel, mida ma teen. Sul on nii halb käsi, et sa check'id. Okei, nii. Kas ma tohin väga enesekindlalt ütlesid check, ehk siis sul ei saa olla, ilmselt sul ei ole tugevat. Ma ei ole isegi oma kätt vaadanud. Sul oli just käes. Ma ütlesin enne seda juba check. Mina tõstan 40 peale. See on väga raske panustamine. Ma saan aru, jah. See on mu elu raskeim panustamine. Mine pingesse. Ma tulen kaasa. Ära pingesse ega mine. 40 peale, olgu. Nii. Sina mängid. Mina mängin, ka sina mängid. Ma mängin, ma tulen kaasa. Nii, ja vist kui flop pannakse, vist esimene kaart nii-öelda põletatakse. Ja põletatakse. Nüüd tuleb 3 kaarti. Nüüd tuleb vaadata, kas su silm läheb särama või mitte, kui sa näed neid kaarte. Tähendab seda, et kas sa oled pihta saanud või mitte. Vaata, kui sa huultega mängid, see tähendab seda, et sul natuke nagu tahaks limpsata keeli, nagu sa oleks kuidagi pihta saanud. Ei, ma arvan, et ma praegu mängisin oma peas, tunnetasin nagu kõigi emotsioone. Kui ma olen hästi kurb, hästi rõõmus, et sa läksid segaduses. No mina nende huulte järgi ma vaatasin, et sa midagi said pihta ligastas, sellepärast, et tavaliselt on see, kui sa tahad nagu limpsatama keeli või midagi, siis midagi sulle meeldis nagu olukorras. Okei. Ja see on sinu valiteet, et sa saad kas panustada siia, sina saad panustada või siis sa check'id mulle, ehk siis vaadata, kas mina panustan. Ja mina hetkel check'in, vaatan, mida minu vastasmängija teeb. Mina ka check'in ja vaatan järgmist kaarti. 7. Ja mina otsustan. Ma tulen 20-ga juurde. Ja siis mina viskan oma käe ära lihtsalt. Sa foldid? Ma reaalselt praegu ainult selle pärast mängisin mu kätt niimoodi, sellepärast, et Roberta vaatas neid kaarte ja mängis oma huultega nagu niimoodi. Okei, aga ma ütlen sulle näiteks, et esimesel, sa foldisid, jah? Mina olen selle, vaadake kõik. Minul oli emand ja 7. Ja esimesel korral, kui ma oma huultega mängisin, ei olnud mul mingit õnne tulemas. See oli lihtsalt võib-olla ärevusest. See praegu näitas kusjuures väga hästi seda, miks ma olen interneti pokeri mängija. Ma just mõtlesin, et kuidas sa oleksid käitunud, kui sa oleksid internetis praegu mänginud seda mängu. Kui ma oleksin internetis mänginud, siis igal juhul panustanud. Aga see on see asi, vaata, mida sa võid tegelikult sa tead, vaata, neid asju, vaata, mida inimesed teevad psühholoogiliselt. Aga tegelikult sa peaksid otsima ka kinnitus sellele. Et mitu korda. Näha, kas tema kehtib see või mitte. Aga ma arvan, et me tõmbame otsad kokku. Nii tore oli, et sa tulid. Väga tore oli. Tundub, et see maailm ikkagi läheb sulle korda, sest silmad särevad, kui sa sellest räägid. Seda on lihtne ka silm särama saada, kui sa karjääri suurima võidu saad just vahetada intervjuu. Jätame siis meelde, et ise pokerisse ei lähe. Ja, kuigi see mäng läks nii välja. Jah, samas vaata, ma ei saa öelda ka, et ärge mingest. Praegu, kes on Eesti parim pokerimängija, on, kas ta on 24 või 23. Ta on Male Grandmaster. Ottomar Ladvanda nimi. Hiljuti meedias ka läbi jooksnud lühikese aja jooksul mingi $1 000 võitnud. Siis tema läks selles mõttes kohe üsna algusest peale hästi selles mõttes. Et turniiride võlu on see, et sa võid saada oma suure võidu, nagu mina sain praegu, võib-olla 4 aastat pärast mängimist, aga mõni saab selle võidu kohe kätte näiteks.
äkki tasub ikkagi proovida. ja ehk siis valige ise, kuidas te soovite, kas minna või mitte. Aga aitäh. Ja meie kohtume juba järgmisel nädalal. Aitäh vaatamast. Kohtumiseni.